projekt uurib Eestis koroona riskitegureid ja koroonast tingitud haiguse raskusega seotud tegureid, et millistel inimestel on enam ohustatud raskest haiguse kulust. Eelmise sajandi 50. aastatel peale antibiootikumide ja vaktsiinide avastamist tekkis selline, praegu me teame, põhjendamatu optimism, et nakkushaiguste peatükki inimajaloos võib sulgeda. Praeguseks me teame kõik, et see pole tõsi. Ja uued, kas uute viiruste poolt või taastekkivate haiguste poolt põhjustatud epideemiad ja haiguspuhangud on üllatavalt sagedased olnud läbi inimajaloo ja sealjuures ka viimasel 20 aastal. See viirus, SARS koroonaviirus, ta ei ole valiv, et ohustatud on nii täiskasvanud kui lapsed, nii naised kui ka mehed, teisi haigusi põdevad või ka täiesti terved inimesed. Probleemi teeb keeruliseks see, et see viirus levib inimeselt inimesele, mistõttu tema leviku peatamine või tõkestamine on päris keeruline. Et kuigi viirus ei ole valiv, siis inimesed, kes nakatuvad, on kõik päris erinevad. Ja me oleme uurinud rohkem kui 67 000 Eesti nakatunu andmeid ja on päris selge, et nakkuse raskest vormist on enam ohustatud vanemad inimesed, on enam ohustatud mehed ja on enam ohustatud inimestest, kellel on mõni oluline südame-veresoonkonna haigus või kes põevad vähktõbe. Meie kogu riiki ja kõiki inimesi hõlmav e-tervise süsteem loob võimaluse tõenduspõhiseks terviseriskide hindamiseks ja rahva tervise juhtimiseks. Üheks võimaluseks e-tervises leiduva info kasutusele võtta on luua riskiskoorid, mis annavad personaalse riskihinnangu haigestumisele ja haiguse komplikatsioonidele. Suur hulk COVID-19 patsiente ning nende terviseandmeid võimaldavad meil testida, milline on parim viis riskimudelit õppida. Teades, mis on parim viis Eesti terviseandmetel riskimudelit treenida, võimaldab meil kiiresti kohaneda situatsiooniga, kus nii viiruse levik kui ka meie teadmised sellest muutuvad iga päevaga. Selle projekti tulemused aitavad meil paremini mõista, kelle puhul COVID-19 haigus võib olla raske kuluga ja missugune selle haiguse mõju võib olla meie tervisele pikas perspektiivis. Ja see info on oluline nii rahvusvahelisel tasandil kui Eestis jätkuvas COVID-19 pandeemia vastases võitluses.